Brenda just üritas siit sisse tulla. Brenda, kui kaua sul siin pood on olnud? Kes ei vaata vaata, come on, nagu kui sa ei vaata siia sisse, mul on alati 2 või 3 tükki katki. Kui neid kirja ei pane, neist pilte ei tee, siis võib-olla hiljem me maksame selle kinni, on ja? Griffith. No. Väike narkodiil läks jälle valesti. Nii vihane, et ma ühe korra tema koha peal istun. Nalja teed või? Käes on laupäev, kell on kohe 9. Mina olen ennast valmis sättinud, panin kleidi selga ja me läheme Soulahe-poodi tööle. Ja Hans ajab mingit tööasju, nii et tema on juba üleval, nii et ma ei tea, vaatame kõiki. Tunnustasin mainida, et me võtame teid enda nädalavahetusele kaasa, nii et me teeme siis enda laupäevast ja pühapäevast vlogi ja ütlen kohe ära, et meie nagu, ma arvan, et meil ei ole ühtegi päeva nädalast, mis oleks samasugune. See on nagu üks variantidest meie nädalavahetustest, et täna me ei tee, ei täna ega homme me ei tee midagi hullult erilist, et nüüd me järgmise nädalavahetust seda ei tee, et see võib olla üks variantidest, kuidas me oma nädalavahetust veedame. Täna on siis päev, kus me oleme Soulahe-poodi, oleme kella 10-st 2:30 seal. Ma ei käi iga laupäeval seal, et vahepeal on seal Rachel, teine inimene, kellega ma poodi jagan. Kuna temal praegu on peres rasked ajad, siis hetkel katan mina selle nädala ja järgmise nädala mingil määral. Hans ka lõpetas kõne? Jep, meil oli erakorraline kõne täna hommikul. Vaatasin jah, pool tundi. Mingi jama või? Ei, no jama algas eile põhimõtteliselt. Meil 2 pilooti, kes meil nii-öelda suveks olime nagu sebind ja kokkulepet teinud, otsustasid, et nad ei tule meile ikkagi. Mõlemad või? Nad on nagu komplekt, ütleme nii, on neid 2 pilooti. Kuna Paul on hetkel USA-s, ostab uusi lennukeid, siis me pidime ootama, kuni ta üles ärkab Timmiga, nii et jah, meil oli just... kolmekesi kõne või? Jah, meil oli 3 kõne just, et mis me suvega teeme ja meil on lahendus on olemas, lihtsalt me ei plaaninud seda lahendust, aga kõik on korras. Teen omale kohvi kaasa ja siis hakkamegi minema, Hans. Tšau, Smoki! Tšau, tere hommikust! Lämme! Või kui soe väljas on. Brenda just üritas siit sisse tulla. Brenda, kui kaua sul siin pood on olnud? Maikuus saati. Mitu aastat sa oled siin keskuses käinud? No, ma olen alati käinud nagu liftiga ja teiselt poolt. Ma millegi pärast arvasin, et see on saab sisse. Tuled alles lähevad põlema. Ei ole niimoodi. See võtab mingi 2 minutit aega, Parm. siis kõik põleb ilusti. Just, nii et parm mind selle paiga. Meil aeg jookseb, nii et teeme poe lahti. Kes siis ei tea, Soulahe on meie bränd. Mina teen siis käsitöhteid. Lõime selle brändi 3 aastat tagasi, aga 2 aastat tagasi algas nii-öelda aktiivne tegutsemine. See on pop-up pood. Ma olen ajutiselt siin, mul oli plaanis avada septembris päris pood, aga siis tekkis võimalus siia keskusesse tulla, kasutama siis nii-öelda seda pinda, mis hetkel siin on. Filmin? Aitäh. Aitäh või? Aitäh, et mind kuulsad. Tulgavast kehtid. Kõige parema tehtud Austraalias ja maailmas tegelikult. Okei. Miks need erilised on siis? Vaadake, kui ilusad need on. Käsitöö kõik, eks ole. Tehtud südamega. Ja kõige parem on see, et isegi kui see Austraalias ei oleks, sa saad tellida ka soulahe.com. Kell on 12 saamas. Just lõpetasime veebipoe esilehe uuendusega. Paar asja on veel teha. Brenda lisab paar toodet juurde, mida veebipoes ei olnud siiamaani. Varsti sööme lõunat. Mul samal ajal töötavad lennukid ka, nii et ma hoian neil ka silma peal. Mul lennuk on tegemas viimast tööd, nii et lennuk on ka, ütleme, pool tunni pärast lõpetanud, et siis
siis saab vaikselt laupäevaga edasi minna. Brenda teeb tööd, ma teen väikse lõuna. Esmakordselt võtame teid Soulehe taha ruumi kaasa. Siia võtsime väikse mikrolaineahju, et saab süüa soojaks teha. Kuna täna on long weekend, siis väga palju meil rahvast poes ei ole. Tegelikult ei oleks pidanud poodi avama täna, aga kuna me otsusime, meil on vaja läpaks niikuinii teha, siis mõtlesin, et on poodiga juba. Aga praegu paneme kirja oma järgmise nädala lõunaid poelisti, vaatame siin retseptikesi. Nii et... Lähme käime Bonniksist läbi, ostame neid taimi, söögitaimi. Just, nii et... Basiilikuid asju. Ja siis me lähme toidupoodi, ostame nädala toidu ära, siis me lähme koju, siis me hakkame vaatama ühte podcasti. Kus Hans käis. Ja siis me chillime veits õues ja siis me lähme õhtul panni. Hans teeb mingit uut retsepti ka täna. Just. Mis teed? I like it. What you are? Mis see kalaga nimi on? Sunset. Sunset. Mu kaelas ka sööst. On jah? Oh damn! Nii et... Väga eksa. Kuna pood läheb varsti kinni, siis hakkame vaikselt otsi kokku tõmbama. Jep. Just. Ja siis poodi! Pumm, toed kustu. Nii et kuna pop-up pood on järgmise lahti äkki neljapäeval alles on ju, siis Brenda tahab kodus tööd teha, nii et võtab osad kivid ja tööriistad koju kaasa. Ja ma vaja kollektsioone teha. Ja uued jõulukollektsioonid. Ja sul on kodus palju mugavam teha. Siin on ikkagi see, et hakkab tegema, kes käivad inimesed ja mis on väga tore. Poodi, on jah. Väljas on 27 kraadi. Kevad on käes. Väga mõnus, soe. Aga noh, see tähendab ka seda, et konditsioneer on poodides tööle pandud ja see on 18 kraadi ja see on räbe külm. Nii oleme jõudnud Aldi purgisektsiooni ja mul on 2 aastat või isegi kauem see asi olnud, et Aldis on üks väga hea Eesti kurk ja probleem on see, mida? 5 aastat. Jah, probleem on see, et üks on Euroopast eelis ja teine on till. Ja mul alati läheb meelest ära, kumb õige on. Kumb õige on? Ma ootasin sind, et sa ütleksid, kumb õige on. Till. Kuidas see võimalik on? Alati. Ja see on liiga magus, see on vale. Nii et till on õige. Ja maitseme seda ka. Võtta seda ka, Hans. Ma tahan, et see võib olla võiku peale ülihea, ma arvan. Nii, muna on meil vaja. Hans ei vaata, saate aru, Hans ei vaata muna sisse. Palun öelge mulle. Kes ei vaata muna? Vaata, come on, nagu kui sa ei vaata siia sisse. Mul on alati 2 või 3 tükki katki. 100% on rohkem inimesi, kes ei vaata kui inimesed, kes alati tuleb munakarbi sisse vaadata. Eriti siis, kui meil oli munakriis, siis oli ainult katkised munad siin. Katkine muna on, ma olen ostnud 1 000 000 karpi vähemalt. Ja aga nüüd sa ütlesid, et sa vaatad, jah? Või valetasid mulle või? Tuleb vaadata, Hans. Ei, siis kui ma sinuga käin poes, siis vaatan. Sest muidu vaatan mina. Kui ma üksi käin, siis ma ei vaata. Aldi siis lemmikosa on see keskmine, kus iga kord on mingid uut kraami. No siin on praegu söögikraam, aga varsti hakkab tulema igast muud kraami nagu siin. Oleme jõudnud kassasse, ma vahepeal käisin autos teisel telefoni järgi, sest üks telefon sai tühjaks. Nii et nüüd piiksutame piiks ja siis koju. Raha läheb. Kui võin kassapidajaks minna, ma olen jumal osav selles, ma tunnen. Oled jah? Muidugi, ei või? Vana boss isiklikult. Vaata kui kiire. Mis asja? Vana boss isiklikult. Ma sain ju mäletada. Aldi teenindajad kiita, et sa... See oli mingi 5 aastat tagasi, jah? See oli jah. See oli ikka 4-5 aastat tagasi, jah. Nii, ja kogu meie suur shopping võib kokku $288. Brenda paneb külmkapi asja ära. Külmkapp on väga närvista peale. Piiksutab ainult kogu aeg. Karjub.
võtame õues võib-olla D-vitamiini ja siis meil on plaanis vist hakata tegema maja seda condition reporti. Et kas kõik on korras ja nii, et hakkame sellega tegelema. Aga kõigepealt tuleb purgid ära panna. Punased roosid sobivad imehästi sinna laua peale. Tegin laimivett ja nüüd läheme õue. Ja siis ma sain oma need küll poest ostetud need taimed, me hiljem istutan need ümber. Aga maitsetaimed panin siia praegu. Nunnu on ju. Nii, vaatame, Hans läks õue juba. Meil on ikka nagu pillapalla kõik laiali. Kas täna saigi 2 aastat või? Ei, 2 nädalat tähendab. Ma ikka täitsa lappes kõigega. 2 nädalat oleme siin elanud täpselt. Täna täpselt 2 nädalat tagasi kolisime sisse. Nii et siin on nagu veel mingid kastid sai toast välja visatud ja sul ongi sellepärast palav, vaata kuidas sa riides oled. Väljas on mingi 27 kraadi. Mina ikka olen suvise kleidiga. Ja sussiga. Nii et lähme äkki istume sinna või? Issand. Kas ma just ei rääkinud podcastis sellest, kuidas Hans lööb oma pea ära ja ta kõndis praegu telefonist mööda. Smoki on esimest korda õues majas. Aga ei tea, kas ta laitas või. Korra vaatab ukse juures seal. Smoki. Kus siia? Nii, kohe tuppa ei jooksnud, nii hirmus ei olnud. Värske tõlvadus nuusib. Nuusib jah, siin on igast uued lõhnad. Okei, asi, mida me nüüd teeme, on siis, kus seda nimetada eesti keeles on? Sissekolimisraport. Ja põhimõtteliselt siia paned kõik triipsud, träpsud kirja. Ja see on väga juhker ja nõme ja mis iganes töö. Aga põhimõtteliselt jah, tegime just seda laundry ruumi, et ongi, et pistikupesa määrdunud, lagi määrdunud. Seda tuleb väga detailselt teha. Siit äär on mingi, mis iganes, ei tea, siit on must. Eks me paneme kõik kirja ja teeme pildid. Et nagu mitte see, et lihtsalt veits on tolm, vaid aknal olid siin mingisugust, siit ei ole vist näha mingisugune zigzag traps, mis ei tule maha. Näiteks siin uksel on mingisugused värvi need, et kui neid kirja ei pane, neist pilte ei tee, siis võib-olla hiljem me maksame selle kinni, on ja. Oleme jõudnud koridori. Siin on lihtsalt see võrk, siin väike auk on siin. Väike auk on siin, et siit tuleb just pilditada sellest. Ja see svamm vaata ka ülevalt. Just, et ei ole ilusti. Ma tegin kiire töökõne. Tegime selle majavärgi ära, nagu nägite. Ja nüüd, mis me teeme? Kas vaatame podcasti ära, kus Hans käis või? Ja, ma tahaks süüa ka. Süüa tegema vist. Teeme söögi ära ja siis vaatame podcasti. 5:30. Me peame süüa tegema kõigepealt. Teeme söögi ära ja siis vaatame podcasti. Ja siis lähme vanni. Lähme vanni. Nii, täna teeme siis õhtusöögiks niisugused kanakebaabid. Kanakebabi wrapid võib öelda vist selle ja röstitud küüslaugu kastmega. Nii et küüslaugu panin just ahju röstima ja nüüd teeme siis kanahaklihast, teeme niisuguse kanakebabi miksi kokku ja see läheb ka ahju. Nii et hakkame pihta. Tegime kamina alla tule. Näeb nagu päris välja, eks? Tegelikult see on fake. No tuli on päris. Tuli on päris, jah? Aga nagu see on gaasiahi. Et nagu päriselt tuleb sooja jah, et see ei ole pilt selles mõttes, aga jah. Ja proteiin! Ei, see madala kaloraažiga võrreldes tavalisele haklihaga, see on helti. Hans nagu ikka andis mulle selle kõige kehvema tööd. Sibuleid ja küüslauka koorida ja hakkida. Parsley aknalao peal, ma mõtlen. Ja opa, kus siin aknalao peal on või? Nii et võtame väikse. Mammi tuleb kaasa. Oi. Mammi. Bumm. Teeb vahet ka neile? Ma arvan küll. Mis see? See on Peteris ja siin koriander. Ma alguses vaatasin, miks need nii sarnased on. Nii, nüüd on mul siia pandud siis üks riivitud sibul, küüslauk, maitseaineid, igasugu posu,
kõmdi, soola, pipart ka. Ja nüüd möksime kõik kokku ja siis paneme selle ahju. Brenda teeb meil siia väikse snäkivaagna ka, natukene snäkime nüüd pärast, nagu ütlesime, teeme väikse selle vannitiiru ka, nii et see on praegu natuke ja pärast natukene. Ja valmis see on. Tegelikult see oli meile vanni, aga kõht on nii tühi, et mul oli vaja kohe midagi süüa. Liha on ahjus, küslak on ahjus. Nüüd ma teen sinna vahele, teen tomati sibulasalatit. Ja just käisin, võtsin meie enda aiast sidruni värskelt puu otsast. Lõhnab väga fragrantselt, nii et sidruni ja saad valmis ja siis varsti saab juba sööma hakata. Mul just tulid ahjust röstitud küüslaugud, need lähevad siia kastme sisse, see on röstitud küüslaugu siuke majo jogurti kaste. Kebaabid on veel ahjus natukene aega ja siis lähevad siia leiva vahele ja njam. Hansul saab toit kohe valmis. Mina panin meile valmis suure toa. Kui mõnus, see kamin lihtsalt, nii mõnus. Ja paneme veel sealt küünla, paneme sinna ka. Miks ta ei võta nüüd? Läks. No näeb hea välja. Õhtusöök lõpetatud ja keegi tahab teada, kas me snäkivaagnani jõudsime, siis vastus on ei. Nii et siia läheb kile peale ja see on homne lõuna. Nagu te teate, Brenda käis Sydneys ja siis ta tõi tagasi ploomiveini. Päris ploomid on sees. See on ülihea ja see on nagu, ma olen ülikaua otsinud väga vähestes nendes päris Jaapani ja mis iganes sükestes söögikohtades saab ja paljudes. Ma olen alati, kui ma lähen Jaapani söögikohta või kuhugi, siis ma võtan siuke väike ploomivein magustoiduks ja alati ei ole väga vähestes kohtades ja seekord me käisime seal Raameni place'is ja seal oli see, küsisime pilti ja nii edasi ja järgmisel päeval mul pea valutas, et mina käin linna peal, aga Evelin ja Laura käisin ja Evelin võttis mulle ka seda ja see on nagu nii selline, et selle teed täna lahti üks päev. Seal on vist 4 erinevad, nii et see on nagu fresh stuff, nii et teeme lahti ja mekutame ära. Igal juhul Hans ei ole seda joonud ja ma nüüd serveerin seda Hansule. See ongi näeb palju nagu siirup ka siukesed paks. Kus valas täpselt või? Naine on mõned joogid elus valandikana. Mõned joogid on valand. Hans käis just poes ja siis me käisime maja tagant, viisime mingid asjad ära, et enne kui täiesti pimedaks läheb või tegelikult on juba pime. Ja siis väljas käis mingi pauk nagu laskmise hääl. Ja siis käis teine pauk. Ja siis me mingi, kas oli nagu püssi hääl või mis see oli. Ja siis Hans ütles, et ei, no ma ei tea, äkki see on mingi laskmisklubid kuskil kaugel. Me oleme ikkagi linnas selles mõttes. Ja siis järgmine hetk oli sireen. Politsei. Nii et vaatame. Griffith. Väike narkodiil läks jälle valesti. Kell on kohe 10 tegelikult. Pidime vanni minema, ei viitsi enam. Ei jaksa. Lähe homme. Just tellisime Brendale uue telefoni ära. Nii et varsti me näeme veel ilusamad välja siin kaamera peal. Panime tellimuse lõpuks sisse. Mitu mingi 1,5 nädalat järjest oleme mingi õhtul tellime ära. Ja nüüd Soolehe tellis mulle uue telefoni. Business phone. 4 aastat on mul see telefon olnud, nii et see on ülihästi teeninud. 4 aastat normilt vatti saanud, nii et nüüd tuleb uus värske. Homme tuleb Laurts mulle külla ja homme ma vaatan korvpalli. NBA uus hooaeg hakkab Orlando. Ja siis võib-olla lähme vanni ja võib-olla käime farmist läbi. Helistasime Annile poolile. Koerad on seal praegu, nii et me lähme võib-olla jalutame nendega. Me koertega viitsaks chillima ja siis vana aja. Majas on vaja asju teha. Nii et tšau. Oota. Homme näeme. Ma just tahtsin öelda. Homme näeme. Tere hommikust. Põõnesime natukene kauem täna pühapäeval. Aga nüüd hakkame vaikselt astuma. Teeb väikse mingi kohvi ja tee
ja siis hakkame terrassi tühjaks vedama. Terrassi palju nüüd asjad oli lihtsalt, nii et ja siis vist Laura tuleb külla ja mina vaatan korvpalli. No worries, Scott. I'll pop by later on today. All right, we'll see you then. Thanks, mate. See ya. Thank you. Ma hetkel üritan uut telekat osta. Aga mulle ei meeldi täishinda maksta asjade eest, nii et üritab skeemitada mingid hääd diili välja. Või nüüd skeemitada, praegu ongi lihtsalt on mingid erinevad diilid, aga üritan kombineerida erinevaid diile, et saada võimalikult hea hindi, et eks on näha, kuidas läheb. Ilus hommik, täna tuleb 33 kraadi. Läheb soojaks. Tartasti peakski joogi ära lõpetama ja siis peaks hakkama asju terrassilt ära liigutama enne kui õues 33 kraadi on. No. Mina just vaatasin korvpalli ära. Laura ja Brenda chillivad terrassi peal ajad juttu. Aga nagu me eile rääkisime, siis me ostsime eile Brendale uue telefoni ära. Aga täna nägin, et siin kohalikus ühes poes on diil, et ostad telefoni, siis saad 10% kinkekaardi ka, nii et ma nüüd lähen Harvi Normanisse, ostan oma telefoni ja võib-olla ma olen siin silma peal hoidnud, nagu ma hommikul rääkisin oma telekast õige. Ma olen oma telekal ka silma peal hoidnud, nii et lähen vaatan, äkki saab mingi hea diili telekal ka, nii et võib-olla ostan teleka ja telefoni, nii et telekas ostetud, telefon ostetud, sain mõned kinkekaardid ka, nii et nüüd lähme võtame teleka peale ja lähme viime koju, vaatame, mis Brenda arvab sellest telekast. Mõt. Habadi aps! Ja ongi olemas. Nüüd koju ja telekas püsti. No nii, Brenda, oled valmis? Jah. Ants käis mulle telefoni ostmas. Jah. Või noh, soolehele siis tegelikult. Jah, ja siis tuli koju. Või no tegelikult see ei ole nii. Ma olen rääkinud telekast päris pikalt. See ei olnud nagu, et ma läksin hulluks poes ja ostsin teleka. 2 kuud on otsinud ja vaadanud. Nii et tule vaatame siis. Nalja teed või? Ja elaja siia. Sa teed nalja või? See ei mahu meil isegi suurde tuppa. Muidugi mahub. Mul on mõõdetud kõik välja. Okei, see on räigelt suur, jah. 25 kunagi. Pole ammu on see nii õnnelik. Vaat seal on see käe kohta. Vaatame pisike teleka. No hull inimene oleb nüüd. Palju õnne. Kõva värki jah. Siin oled sporti vaadata. See kõlab äkki või? Ei, see on kõlab on see. Lägu allapoole. Ekraan allapoole või? Päriselt või? See tundub väga susta. Mis pehmendus on ka sul olnud? Mine sinna, et sa on just sulle. Jah. Nüüd see on kussu. Hästi ettepanekud endas, siis ma vaatan praegu üks hoog, eks ole. Teleka endas. Aga ma järsku tere. Ja midagi meil on vaja. No nüüd võib-olla... Ma ei tea, kas see on Kas need musti kroomis ei tahtnud enam? Mis asja? Ei, need on, kui hakkad seina panema. Oh my god. Mul ei ole praegu kroomkästi. Kui ta juba kaamera pildis, olme. Sellel on nagu sisse ehitatud see. Võime näha siis kroomkästi. Telekas on püsti pandud. Kuulas ja muusikat. Ants on väga õnnelik. Telekas. Hoia, hoia, hoia. Ja nüüd me lähme, kuna koerad ei saanud praegu meie juurde tulla, sellepärast, et me just kolisime ja kass oli stressis ja nii edasi, nii et siis koerad jäid koju, aga kuna nad ei saa suure hoovi peal või mis iganes, nad ei saa ühesõnaga ringi joosta, siis me lähme koertega jalutama. Käime Laurtsi juurest läbi, Laura paneb tossud jalga ja siis lähme Jendasse.
Tšau, Tagi. Joo, nii tore. nii, täna me oleme targemad. Vedade hetkel siin kõrval snäkivaagent, eks me teeme snäkid enne õhtusööki, siis vaatame, kas õhtusööki jaksab. Eile tegime õhtusöögi enne snäkke ja snäkke enam ei jaksanud. Nii et ja mina teen hetkel siia kõrvale mingisuguse kokteili, siukse tervise pommkokteili, nii Brenda, aitäh, et see kannu eest ära võtsid. Nii et ma panen siia greipi, juba panin rosmariini, passionit, siis paneme greipi, palju jääd, mullivett, siis vaatame, kuidas mekutab. No need on kodustest vahenditest tehtud ikkagi. No jah, see mis planeeritud on ju. See, mis külmkapis oli, noh. Appi tegi mau, ta juba teadis vist, et näe, tegi etsin ukse lahti sulle. Uks on lahti. Tšau, Šmiku. Smoki 3. õueskäik. Uues majas 3. õueskäik, mitte kokku. Jah, aga ega ta kaua ei ole siin selles mõttes. Tule siia, kus. Kuna me ostsime uue teleka, siis me panime vana müüki 3 sotiga. Ja Hansule just keegi kirjutas, et kas on alles. Hans ütles, et jaa, siis ta küsis aadressi. Hans ütles aadressi, ütles ta 5 minuti pärast seal. Isegi ei kaubelnud. Ei tegi kaubelnud. Nii hea diil on. Vaadake hea telek. Aga see on... Nii et ta peaks kohe siin olema. No nii, ostja on siin. Vaatas teleka üle. Ostis ära. Need me võtsime just. Hans võttis jalad ära. Ja... see tundub väga hirmus. Ja mulle meeldib, et Hansul on nii suva. Või noh, üldse Aussis on nii suva inimene. Lihtsalt tuli siia, mingi hea tule sisse. Hans on oma nende... Kas sul on abi vaja või? Tahaks plätjuud lihtsalt saada. Igal juhul ma hakkasin ütlema, mulle meeldib, et Hans nende jänese... Tal on nagu püksid, need pidžama püksid, millega ta kodus on õhtul. Ja siis mulle meeldib, et ta nende jänese ja Carroti pükstega ringi käib. Igal juhul. Ühesõnaga siis inimene tuli osta seda telekat, Hans juba tassis kõik välja, kes ütles, et ta tahaks vaadata, kas kõik töötab, siis me mingi hea tule sisse. Meil siin mingid snäkid, värgid, särgid, ülitavaline vaata. Ja siis nad siin vaatasid ja siis Hans ütles, et et see ei ole nagu nii, see ei ole see Smart TV, et nagu mingid äpid seal on, aga kõiki äppe seal ei ole, et meil on selleks Chromecast. Ja siis ta mingi, okei, ja siis mina lihtsalt nagu muu seas mainisin, et see Chromecast maksab mingi 50-60 taala või midagi sellist. Siis mingi, okei, äkki me ütleme meile Chromecasti ka, aga Hans oli mingi, ei, ma täna nagu praegu ei saa müüa, et kuna meil on Chromecasti peal mingid asjad, meil on vaja need saada siin, ma ei tea ühesõnaga seda teemat, aga ühesõnaga Hans ütles, et ta ei saa praegu müüa. Seda, siis ta mingi, aga ta ikkagi ostaks selle Chromecasti ka ära. Ja siis nüüd Hans ütles, et okei, et ta teeb nagu täna kõik valmis või homme ja siis homme või ülehomme ta võib selle Chromecasti talle nii-öelda järgi müüa. Nii et ma nii pool kogemata müüsin sellele tüübile Chromecasti maas. Ma mingi, et see maksab muidu mingi 50-60 vaata. Ma mõtlesin tegelikult poest, aga poes on kallim veits, mingi 70 või midagi sükest, aga jah, ma ei teadnud. Ühesõnaga ta tahtis seda kosta, nii et müüsin kogemata Chromecastiga meil maha. Ma ei tea, kas täna on Hans juba filminud ka, aga... Ei, ma veel ei jõudnud, ma politasin kööki. Aga hommikusöök. Meil on hommikusöögiks siis, mul on siis avokaadokrebadik singiga, kohvi. Ja vaadake seda mango. Meil algab mango hooaeg. Nii et nüüd ma hakkan sööma iga päev mangot. Ja Hansule ei meeldi väga hommikuti süüa, nii et Hans sööb mangot. Mis sa tahad öelda mulle? Sinu asjad on vale koha peal. Ei ole. See on minu koht. Mina söön alati hommikuti seal. Kes ütles see sinu koht on? Mina ütlesin. Aga mulle meeldib ka see koht. Nii? Ma ütlesin sulle, et sa võiks niistada, kui mind ei ole. Ma luban sulle oma koha peal lihtsalt, kui mind ei ole. Me jõudsime, me reaalselt tulime siia majja
ja ma ei tea, me oleme kuidagi suvaliselt olnud ja siis mina istusin seal, kui me näiteks sõime Kaisa ja Marekuga siin majas. Külalistega, no siis peab olema viisakas. Ei, sa istusid seal minu kõrval siis. Miks sa ise seal istud siis? Ma ei nõustu sellega. Ja siis midagi me veel, ühesõnaga, ja siis mina hommikuti istun tavaliselt sinna, et ma istun siin, vaadake, ma näitan. Mõnus, maja ette väike vaade ja siin ma niimoodi istun. Ja siis Hans tuli, tegi üks päev süüa. See oligi vist see esimene õhtusöök, mis me kodus tegime. Siis ta kattis laua nii ilusti ära ja siis ta istus sinna. Jah, siis see minu koht. Ja mina ka midagi ei öelnud, siis ma mingi okei, et mina tavaliselt istun seal, aga nii et mina olin mitu hommikut seal juba istunud. See oli esimene õhtusöök. Jah, esimene õhtusöök siin. Yeah. Aga mina olin juba hommikuti seal istunud. Mis hommikuti seal? Selle hommikul istusin. Ja siis Hans istus seal, siis ma ei öelnud midagi. Siis järgmine päev ka, siis ma mingi, aga minu koht on see ja Hans ütles, see on tema koht. Nii et praegu on alati Hans istunud seal, aga praegu on hommik ja Hans on kodus. Nii et hommikuti istun mina siin. Ei, me tegime just bananipannukooke tegime 4 päeva hommikul. Sina tegid. Hans tegi pannkooke, kattis laua, istus siin. Mina tegin praegu süüa, nagu te näete. Väga raske toidu tegemine oli. Ja mina katsin laua. Loogiline. Ei ole, absoluutselt loogiline. Kes katab laua, selle otsustada on. Nii vihane, et ma ühe korra tema koha peal istun, kuigi mulle meeldib ka see koht. No nii, tegime väikse koristustuuri, natukene kraamisime maja. Ja nüüd läheme, meil tuleb täna külaline. Ma ei tea, saad rääkida, külaline tuleb täna? Ei, meil tuleb täna külaline paariks päevaks. Meie monteerija Katriin tuleb meile külla. Nii et me lähme nüüd saame tema ja tema abikaasaga kokku. Lähme teeme väikse lõuna kuskil, veel ei tea kus, sellepärast täna on riigipüha, nii et eks ole näha, mis lahti on üldse. Nii et lähme linna vaatame ja siis pärast ma vist lähen veel võib-olla uut telekalauda vaatama. Ma pean tööle minema mingi hetk. Nii et täna tegemist jõuab. Ma pean tööd tegema. Vaat, nii et süke plaan. Meil enne käis, ma arvan, et siin on ühed sitapead varesed puu otsas. Ma panin prügikoti korra maja ette, et teen paar asja veel ära ja siis viin prügikoti prügisse. Ja siis pool tundi hiljem lähen ja terve prügikott on õue peal laiali tõmmatud. Ja siis, kui ma koristasin, siis ma kuulsin varesed puu otsas tegid naersid mulle, et vaata loll koristab. Nii et Nad kiusasid enne kookapurrat. Jah, nii et ma arvan, nad ongi need samad. Ma ei nii ka. Jah, nad ongi bullid. Nii et lähme linna. Tulime siis siia ainuke koht, mis Griffitis praegu, üks väheseid kohti, mis Griffitis lahti on, siis pubi. Tulime pubisse sööma ja siis mul tuli meelde, et Public Holiday on Austraalias selline teema. Olenevalt kohast, osas kohas 10, osas kohas 15, enamasti vist 10. 10% läheb siis tavaliselt hinnale juurde, kuna on püha, ehk siis sinu arvele. Ehk siis trahvidega on sama asi, et topeltrahvid on. Nii et siis politseinikud peavad praegu tööd tegema või mis iganes asutused. Nii et kui täna parkimistrahvi peaksid saama, siis saad topelt. But they are mainly there. They are looking for especially at the moment. Well, they're pretty much looking for everything, but obviously, lithium. Nii, Katriin ja Ken on seal taga, teises autos ja me liigume siis, käisime söömas, viisime koju asjad ära ja nüüd me liigume Hans töö juurde, lähme näitame Katriinile, Kenile, kus Hans töötab, lennukeid ja ma ei teagi, lennujaama, lennuvälja. Just. Hans oma lennukeid siin näitamas ja seletamas. These 2 airplanes are not ours. And then are you like Hansu lennusimulaator. communicate with the plane? Ja siin. on pari. No, well, they can. Like every plane has satellite. See on jumala raske ju. Okei, oota korra. Kukuvad näpud otsast ära. Kuidas see nii raske? Päris Keimard ju. Ei ole Keimard.
järgmine kord ostame IKEA-st ja K-Mardist, siis on lihtsam koju tuua. nii. me oleme nüüd, ma ei tea, mis kell on, mingisugune 4. Käisime söömas. Oleme nüüd siin, kus me oleme? Kodus? Kodus oleme. Kas me näitasime ka, et me käisime lennukit vaatamas või? Ma korra filmisin, jah. Okei, me käisime lennukit vaatamas ja siis ma käisin ja ostsin telekakapi, sest et uuel telekal on vaja uut telekakappi. Või mina oleks pannud vana telekakapi peale, aga me selle müüsime. Ei, seda me veel ei müünud maha. Aga Brenda ütleb, et ei tohi olla nii suur telekas nii väikse kapi peale. Kuule, see on nagu, see oli juba eelmisele telekale mega väike, nii et see ei ole võimalik. Ja meil on Katriin siin juba, on ju? Nii et meil on terve Miks mitte tiim. Ja Katriini pärast võtsime nüüd uue telekakapi või? Meil on Katriin siin, meil on Miks mitte tiim on koos. Suvepäevad algasid. Suvepäevad algasid, jah. Väga eestiliku ilmaga. Vihmas ajapuues. Kas sa näitasid ka mu telekakapi? Ma nüüd alustan. Ma tahtsin näidata, et nagu et Katriin lihtsalt istuks siin, ma tahtsin tutvustada ja öelda, et meil on Katriin siin. Enne kui sema oma telekakapi juurde lähed. Vaata, jumala hea. 2 võttina. See ei tudise. Kõik teised kapid tudisesid. Mul oli juba alla panna. Aga tead miks või? Sellepärast kõik teised kapid olid sellised ja siis sul oli telekas šukene. Ei, põrand oli vihtu. Nüüd selle kapiga oleks põrand sirgeks või? See on mõeldud siia lupa väga. Ära vajub. Ei, meil vajub põrand sirgeks siin kapi all. Ai, kui valus. Ma tõstan valesti asju vist. Sa vist tõstad valesti ja sul on kogu aeg valu. Sa ei ütle kunagi, et sul on raske. Mul on alati valus. Seal on näpu jäljas, tuleb puhtaks teha. Vaata telekal ka. Ja Brenda telekat üks oleks mingi spreiga. Mariaan, sa oled mul terve elu seda rääkinud. Ja isegi mitte lapiga, mis sa oled varem kuskil teinud midagi. Kuiva mikrofiibriga ainult, eks ole. Noh, mingi siis võtame mikrofiiber ja teeb puhtaks. Üks pool on siit valgas jalani. Saad praegu pannud mõõdulindiga lihtsalt telekasse. No seda rõva. Ja vaatad mikrofiiberi retikat kasutad. Katriin tõi meile kingituse. Katriin on ise ka siin, ma ei tea, kas ta vaatas see ja ta on ka siin. Nii et soolaliiva kingitus või nagu Austraalias öeldakse maja soojendamise kingitus, eks ole. No nii. No on roosa. Roosad roosid. See on ülilahe. Kas on seepe? Seepe. Kui midagi sinna valli sobib. Ma arvan, et seda ei või kasutada. Ja ta on ikkagi paberist, jah. Nii. Salkrätikukesed. Meil oli. Oota, need on jõulukad. Jah, ma just tahtsin öelda, et need vist on nagu jõulused, aga need sobivad. Ja kaugelt ma ei näinud, et see on jõulune. Issand, kui lahe. Mida? Kui nunnu. Mis asi see on? Vabandust. Ma ei tea, see liigub siin. Ei, see on küünal, jah, ma mõtlesin, et seda asja. Kuule, mega nunnu. Nunnu. Oota näitan, nagu kui lahe komplekt. Asi on. Ma ei saa ennast vaadata vaadata. Ta võttis see Karl Oskar, ta on vist mingi kõige suurem klets. Teemaks on maitseained, pildil on vürts, maitseaine või seeme. Nimeta palun see. Ma arvan, ma olen väga osav selles. No, vaatame. Ma arvan, ma olen väga osav. Pöörame ümber ära. Pibar. Ma tahtsin rosin öelda. Chili. Münt, pibarmünt. Kaneel. Kakao. Seesamiseened. Seesamiseened. Safran. Safran, jah. Karl Poiss ei ole nii läinud. Vaata, meil on oov, näed, see on see, kõik see on rosmariin. Rosmariini puisas. Nii, meil on nüüd siin Sushi Go party mäng. Suvepäevad on täies oos. Suvepäevad on täies oos. Kuule, vihma sajab. Või tegelikult enam ei saja, aga ilm on siuke külm ja nõme. Kas teil on midagi... Ma hakkan kohe süüa ka tegema. kõhud on nii tühjad. Jaa. Pubis oli nii väike söök meil. Nii, täna õhtul teeme kana. Maitseained siin valmis. Coconut creamid, särgid-värgid. Spinatit läheb natukene. Praegu Brenda serveerib seda ploomiveini.
see tuleb ära juua, nagu me vist oleme rääkinud siin eile ka. Ja Brenda teeb TikToki kurki, me kutsume seda TikToki kurk, see on siuke... See ongi... Kõik teavad, jah. Mina olen ainuke, kes TikTokis ei käi, nii et mina ei tea. Cheers! Cheers! Hakkame õhtussööki tegema. Õhtusöök on saanud valmis, kõik on laua peal, ready to go. Nii et istume maha, naudime õhtusööki. Hakkame sööma. Ma olen ülikaua seda sööki lähnud. Me oleme vist rääkinud mingi 6 aega mingi, teeme homme. Ja Hans ei ole viitsinud teha ja see oli kui Katriin tuleks, siis võib teha. Kell on 12:30. Võime lugeda oma pika nädalavahetuse lõpetanuks. Me siin naljaga pooleks täna, nagu ma podcastis lubasin, enne kui me saime endale monteerija, et on suvepäevad. Nii et suvepäevade esimene õhtu on lõpule jõudnud 12:30, nii et rajupidu. Nii et lähen magama. Suur aitäh, et te kõik vaatasite ja näeme juba järgmises episoodis. Või mis see on? Osa või? Vlog? Järgmises vlogis, mitte episoodis. See on vlog, jah? Jah, nii et näeme järgmine kord. Tšau!